põllumajandus ei ole tuumafüüsika, kui sa just uraani ei kasvata. See on Kabiinijutud podcast, kus võtame pulkadeks lahti erinevad põllumajandusega seotud põnevad teemad. Tere tulemast tagasi, kallid kuulajad. Kabiinijutud on jälle eetris. Täna võtame ette teema, mis ajab ühed elevile ja teised kergelt allergiliseks, süsinikukrediidid. Ja mitte niisama roheline jutt, vaid päris küsimus sellest, kuidas põld, andmed ja usaldus saavad kokku üheks asjaks, mida maailm tahab osta ja mille üle kõik paratamatult tahavad vaielda. Mina olen Kristjan Anderson ja minuga kabiinis, nagu ikka, Elmar Reinold. Tere, Elmar! Hei! Elmar, kui nüüd süsinikukrediit oleks traktoril üks nupp, siis kas oleks see, mida vajutad kogemata ja pärast ei tea enam, mis nüüd süsteem üldse töötab, või see, mille eest peaks tegelikult kasutusjuhendiga läbi lugema? Ma arvan, et see on see nupp, mida sulle öeldi, et see teeb kõik asjad paremaks, aga see ei ole siiamaani julgenud vajutada ja sootad õiget hetke. No, et keegi näiteks, kuidas see käib. Väga hea ja sellepärast tegelikult meil ongi täna saates inimene, kes oskab sellele küsimusele võib-olla natuke paremini vastata ka. Inimene, kes on päriselt selle teema sees, mitte ainult siis neti kommentaariumites. Meiega on Robin Saluokse ja agronomi asutaja tegevjuht. Tere tulemast saatesse, Robin! Juhuu, tere! Kui palju ma olen pidanud vaeva nägema, et siia saatesse lõpuks saada? No, see põhjus tuleb meil täna saates välja. See oligi see kadalipp, millest sa pidid läbi käima. Ja mul on sul üks kiire küsimus ka, et kui kestlikkus oleks põllumehele siuke uus masin, mis sa arvad, kas see tuleks koos kasutusjuhendiga või ainult ühe lausega õpitöö käigus? Ma ei hakka sellele küsimusele vastamagi, ma ei oska sellele küsimusele vastata. Ma usun, et see ei ole ainuke. Aus mees. Esimest korda meie saates. Igatahes täna räägime siiski sellest teekonnast läbi kadalipu, sellest, kuidas üks audit päriselt välja näeb. Mitte see Audi, vaid audit. Audit ja lõpus teega. Ja mis olid kõige raskemad kohad, kuidas kvaliteeti hoida ja mis on sellest kõigest kasu põllumehele, ärile ja Eesti põllumajanduse usaldusväärsusele maailmas. Elmar, kas tõmbame kabiini uksed kinni? Tõmbame uksed kinni, aga endiselt on see ukse käepide kadunud, nii et ma teen... No nii, uksed kinni, sõidame. Sõidame. Ja Robin, sulle kohe alguses suunav küsimus, isegi mitte võib-olla ma suunan ta sulle, sina vastad kõigile neile, kes ei saa veel täpselt aru, millest on siin siiamaani juttu olnud. Kui sul on 60 sekundit aega, mina annan selle 60 sekundit sulle, selgita kuulajale, põllumehele, mis asi on süsinikukrediit? Kusjuures me oleme ise ka selle teekonna jooksul õppinud rohkem, mis see süsinikukrediit on. Aga ma arvan, et kõige parem näide on see, et meil kõigil tekib prügi. Inimestena, ettevõttena ja nii edasi me üritame teha järjest rohkem nii, et võimalikult vähe seda tekiks, aga seda tekib. Ja mis me teeme? Me tegutseme prügi majandamise ettevõtetega koos siis. Ma ei tea, näiteks Raken Selts, me maksame neile, et nad selle prügi ära viiks ja ideaalis seda ka taas kasutaks. Nüüd CO2, süsiniku emissioon, see on ka prügi. See on inimsilmale nähtamatu, aga see ikkagi tekib meie tegevuse tagajärjel. Ja nüüd mõned ettevõtted üritavad teha niimoodi, et seda prügi tekiks võimalikult vähe, seda CO2 prügi, aga nad ei taha ka jätta seda tekkivat prügi lihtsalt ripakile. Ja nüüd nad mõtlevad, mida sellega teha. Üks võimalus on lihtsalt see prügi nii-öelda ära viia ja maha matta. On olemas suured masinad, mis siis lasevad õhu sealt läbi, püüavad CO2 kinni ja muudavad selle süsinikuks ja matavad selle siis maa alla. Põhimõtteliselt nagu viia prügimäele. See on kusjuures hästi kallis. Ja siis mida teevad põllumehed on see, et põllumehed muudavad praktikaid, et siduda rohkem CO2 õhust mulda. See on põhimõtteliselt nagu CO2 taaskasutamine ja muutmine selle millegiks kasulikuks, mullaks, miski, mis loob lisandväärtust. Samamoodi nagu me koguks plastiku ookeanites kokku ja muudaks need siis päikeseprillideks. Aga CO2 puhul me töötame koos loodusega, töötame koos põllumeestega, et see CO2 siis viia tagasi sinna, kus ta tõeliselt kuulub. Okei, päris huvitav analoog. Kas nõustud analoogi-meister Elmar? Jaa, absoluutselt. Jah, väga hea. Ja nüüd võib-olla siis me oleme sellest nagu süsinikust ja sellest taaskasutamisest nagu ütleme siis selle fooni loonud. Nüüd räägiks võib-olla siis lähemalt sellest põhjuseks, miks me täna tähistame, Robin? Tähistame sellepärast, et lõpuks ometi
on e-agronoom koos põllumeestega väljastanud esimesed süsinikukrediidid Verra VM42 metodoloogiaga. See on uskumatu, kui pikk see teekond on olnud. Me alustasime 2020 selle peale mõtlemist, kui esimesed ettevõtted tuli meie juurde selle jutuga, et neil on mingi nähtamatu prügi CO2 ja nad tahaks, et me hakkaks seda taas kasutama ja me seda mullaks muutma. Kuni siis selleni, kus 2021 alguses me allkirjastasime esimesed eellepingud põllumeestega, kes mõtlesid ka, et mida te teete ja me ise ka üritasime selgitada ja õppida samal ajal, kuni selleni, kus 2021 suvel esimesed põllumehed praktikaid muutma hakkasid. Okei, sellest on juba aega möödas, aga räägime siis korraks see huvitav sõnapaar sul oli see Verra VM0042, et mis see Verra siis nagu on ja miks seda siis peetakse nagu selleks, ütleme, kulla standardiks või kuidas öelda? Verra on maailma suurim süsinikukrediitide sertifitseerimise organisatsioon. Eks nemad pakuvad sertifikaati, metodoloogiat ja nende kaudu on siis ka järelevalve, et see üks krediit päriselt võrduks 1 tonni CO2-ga, mis on atmosfäärist nüüd lisanduvalt eemaldatud ja kuhugil seotud. Ja Verra pakub seda järelevalvet ja metodoloogiat seal ja nende see 60 või 70% maailma süsinikukrediitidest ongi Verra metodoloogia kaudu väljastatud. Okei, ühesõnaga nad on need rajasättijad või siis need ikkagi, kes panevad selle templi ja ma saan aru ka, nad on selle koha endale nagu välja võidelnud, et nende tempel justkui on rohkem väärt või on rohkem siis usutavam, kui nii võib öelda. Jah, neil on väga pikk teekond tegelikult selja taga ja neil on ka, nad alustasid, ma ei tea kuna juba ja seal teekond on olnud palju komistuskive, aga täna on nad jah täielikult turuliidrid ja nende krediitidel on turgu. Ettevõtted usaldavad nende krediite. Ja neil on ka erinevad metodoloogiad, et see VM42 on siis just põllumajandusele suunatud metodoloogia, mis on üks uuemaid kusjuures. No sa ütlesid, et neil on pikk teekond juba selja taga ja täpselt nagu enne Verra teekonnast rääkimist ütlesid sina juba aasta 2020 välja, kui reaalne huvi oli olemas ja tuldi ja ukse peale koputati öelda, et hei, e-agronom. Mis hetkel, arvestades, et see nüüd on tõesti olnud pikk teekond tulla siia tänasesse päeva, mis hetkel ja kuidas sa said aru, et see konkreetne soov, mida põllumehed soovivad ja mida siis juba Verra oli nagu rajanud, kellega samas joones ja ühel hetkel siis teades, et plaan on kokku liituda, saada selle sama teekonna osaliseks, et mil hetkel sa said aru, et see ei ole sprint, vaid maraton? Arvestades, et me nüüd teame, et see võttis niivõrd mitu aastat aega. Ja no lõpuks me saime aru, et see on ultramaraton. Sellest me kohe alguses me panime ühe asjaga täppi. Me panime täppi sellega, et krediidid tulevad kas detsembris või jaanuaris. Aga me ei pannud täppi aastaga. Et tegelikult, eks see on raske on ühte seda hetke välja tuua, aga me tõesti ei arvanud, et kogu see protsess on nii keeruline ja pikk ja aeganõudev, aga samal ajal ma arvan, et see on ka oluline, sest et väga palju on ka ju siin maailmas seda rohepesu, et tehakse midagi, millel tegelikult ei ole mingit väärtust. Et siin on ja see pikk protsess ei elimineeri seda riski 100%, aga me saame olla kindlad, et siin on päriselt nagu pandud energiat ja aega taha, et seda kvaliteeti tagada. Seega Verra on aidanud siis tõestada seda legitiimsust, seda kindlust, et antud krediit, millest me räägime siin, ei ole lihtsalt suusoojaks öeldud mingisugune väljamõeldis, mida üks Eesti ettevõte on teinud, vaid see on päriselt siis globaalselt sertifitseeritud. Ja? Just, absoluutselt. Neil tegelikult protsessis on 2 osa. On projekti registreerimine ja siis krediitide väljastamise osa. Ja kõigepealt enne, kui sa hiljem sa saad iga aasta neid krediite väljastada, sa pead kõigepealt projekti registreerima. See tähendab seda, et sa peadki vastama, sinu need tegevuskavad, plaanid, põhimõtted, tehnoloogiad ja nii edasi peavad vastama sellele metodoloogiale. Kõigepealt nad kontrollivad seda. Ja siis lisaks sellele kontrollivadki nad siis iga perioodi krediitide väljastamist, mida nad on siis, nüüd on meie puhul, nad on mõlemad teinud.
ja seal ei oleks see, et nad ainult üksi kontrollivad, ei, neil on olemas ka partnerid, audiitorid, kes siis kõigepealt teevad kogu selle kontrollimise ära, kusjuures külastas ikka mitmed meie põllumehi Eestis, Lätis, Poolas, nüüd meil, kuna see programm on veel laienenud kuskil Moldovas, Hispaanias, Rumeenias ja nii edasi, külastasid need põllumehi, käisid läbi meie tehnoloogiad, meie arvutuskäigud ja nii edasi, kuni siis jõudsid järelduseni, et nende jaoks on kõik okei ja panid kokku raporti. Ja selle raporti vaatas siis läbi omakorda Verra tiim, kes võttis ka, see oli, ma arvan, et kokku 4-5 kuud, mis veel Verra tiim omakorda käis kõiki neid asju läbi, küsis meil ülipalju küsimusi veel nendel teemal ja mida me pidime vastama, selgitama ja nii edasi, eks see protsess oli tegelikult väga-väga põhjalik. Ühesõnaga, see ei olnud lihtsalt mingisugune Exceli saatmine ja pärapim-pärapum, asjad korras, vaid ikkagi siuke nagu väga põhjalik sõelumine. Et ma mõtlen, et kui sul üks audiitor vaatab nagu üle, siis peaks ju nagu olema okei, aga ma saan aru, et seal on mingi järelkontroll veel Verra poolt ka ja sealt vaadatakse veel mingi teise pilguga üle, jah? No just, me tahame ju lõpuks vältida seda, et üks osapool või mingi osapool oli teinud mõne vea. Ja sellepärast ongi oluline seda mitu korda ja veel omakorda kõik need mudelid on veel eraldi üle vaadatud, et kas need oleks lokaalsete teadustööga kalibreeritud ja nii edasi. Et see protsess on selles, mis väga keerukas ja mis on meie e-agronoomi töö nüüd. Kuigi ma arvan, me veel täna ei ole 100% seal, aga meie e-agronoomi töö on see, et kuigi protsess on keeruline, siis põllumehele peab olema see ülimalt lihtne. Need andmed peavad tulema automaatselt, et põllumehe roll on ikkagi rakendada neid praktikaid ja hoolitseda oma mulla eest. Rohkema pärast ei peaks põllumees muretsema. Ja meie peaks selle kogu keerukama osa siis ise enda peale võtma. Ma tahtsingi ka jõuda selle küsimusega ka sinna, mis hakkasid just rääkima, aga enne kui me sinna lähen, tahtsin seda võib-olla sinu käest küsida, et nüüd kui see Verra tempel on peal, kas sul tekkis kergendusmoment või pigem tundus just, et nüüd töö alles algab? Mõlemat. Meil oli eile ikkagi korralik tähistamine. Me tähistasime seda nagu võitu või väravalööki või ükskõik mida, mingit suurepärast sündmust, et see... Särgid lendasid seljast. No just, et peab häid ja võite neid peab tähistama, et see ei... Need muud raskused ei tohi morjendada seda hetke. Aga samal ajal me teame ka, et kui palju veel teed on ees. Et me tahame, kusjuures sellel aastal, me tahame veel lisaks sellele esimesele krediitide väljastamisele vähemalt 2 korda veel krediite väljastada. Ja edaspidi siis lõpuks on nagu iga-aastane protsess, aga praegu me tahame jõuda nii-öelda järgi oma põllumeeste praktikatel, et tööd on teha väga palju, aga samal ajal see on väga-väga suur uudis. Ma arvaks isegi, et see on võib-olla kõige suurem uudis e-agronoomi ajaloos. Teine hetk oli see, kui me tootega üldse kunagi turule tulime 2016 aasta sügisel. Jah. See aasta siis tuleb mitu pidu, ma saan aru, et 10 aasta sünnipäev ka, eks ole. Et... No just, ma ise mõtlesin ka, ma sain just suvel 30, ma olen 3 oma elust e-agronoomi ehitanud. Aga see tundub nagu oleks alles esimene päev. Et ükski päev ei ole samasugune, eks ole. Ja see on ülikiiresti läinud ja see on ülipõnev ja meil nagu pigem on, mitte isegi ei tundu, et nagu, ma ei tea, pool aasta on ees, aga et me oleme 10% maksimaalselt läbinud. Me on nii palju veel teha vaja. Korra lähme võib-olla sinna ka, saaksid rääkima, eks olest, et nendest praktikatest ja kuidas seda kõike nagu põllumehe vaatest teha arusaadavaks ja ka lihtsaks, eks ole, sest et üks asi on praktikate rakendamine, ka nagu ma olen aru saanud, siis teine pool on ka see, et kõik need asjad kuidagi ikkagi nagu kirja saada ja aruandesse panna, sest et on kolmandad osapooled, kes veenduvad, et kõik käib ikkagi, eks ole, nõuete põhiselt. Siis ma küsiski, et miks on just valitudki, eks ole, need nagu praktikad ja kuidas seal on võib-olla siis nagu balanseeritud seda nii-öelda teaduslikku pädevust ja ka siis praktilise põllumajanduse reaalsust nii-öelda. Et üks asi võib-olla töötab paberil, aga reaalsus võib midagi muud olla näiteks. Huvitav on see, et kui me e-agronoomiga alustasime 2016, siis esimeses prototüübis oli sees huumusbilansi kalkulaator. Me kõik teame, huumusmulla kõige rikkalikum osapool, sellest on süsinik. Ja seal me ei teadnud sellel ajal süsinikuprogrammidest mitte midagi. Aga miks meil see seal oli see, et meil oli sügav uskumus,
et kui põllumees hoolitseb oma mulla eest, siis see on ta ettevõttel kasulik. Ja noh, tegelikult täna, kui me neid praktikaid vaatame, siis need kõik praktikad lähevad samasse auku. Et hoolitseda mulla eest ja süsinikuprogramm on lihtsalt see viis, kuidas natuke neid kulusid katta. Kuna iga praktika muudatus on ikkagi risk ja teisest küljest need kasud mulla parandamiselt tulevad päris pikka aja paiku tihtipeale alles, et see investeering tuleb teha varem. Ja seoses sellega, ma arvan, et nagu üldises pildis need praktikad lähevad põllumajandusreaalsusega väga kokku. Muidugi igale asjale on õige koht ja õige aeg, et vahekultuuri sa saab panna teatud kohta, sa pead mõtlema, kui sul on järgmine aasta, mis see kultuur on, kas sa tahad, et see vahekultuur on talvituv või ei ole, harimise vähendamisega, mingid kultuure, ma usun, on võimalik otsekülvis väga hästi teha, mingitega on väga palju keerulisem, kõik see on kindlasti, need on väga reaalsed küsimused, aga see üldine eesmärk, et see võiks aidata mulda parandada, ma arvan, see on igati põllumeeste majanduslike ja üldiste eesmärkidega ka kooskõlas. Nojah, mulle isegi siit nagu tundubki, et nii palju, kui ma ise lugenud ja kuulanud ka, et agronoomiliselt tegelikult keegi ei peakski ju vastu vaidlema, et need tegevused nagu teenivad seda nii-öelda mulla tervise, ütleme siis hoidmist ja parandamist kui sükest. Aga võib-olla siit korra nagu puudutaks seda poolt ka, et kui nüüd see protsess, eks ole, on nagu võtnud nii kaua aega. Ikkagi kaua on, eks ole, suhteline mõiste on, aga tegelikult ikkagi nagu omajagu aega, et kui me räägime siin põllumehed, eks ole, 21 juba tegid umbes esimese praktikat, eks ole, ja nüüd aastal 2026 me saame lõpuks siis nii-öelda selle rohelise tulukese, et kas mingil hetkel nagu oli selline tunne ka, et appikene, et see bürokraatia, see paberimajandus ja kõik see on nagu nii hull, et ma ei tea, las jääda. Õnneks ei olnud, sest see usk ja selle olulisusesse oli nii suur. Seda nagu tunnet ei olnud, et peaks selle pooleli jätma. See tunne kindlasti oli, et see on kõik väga keeruline ja palju tööd ja kindlasti kogu selles protsessis oli ka asju, mida mis oligi bürokraatia, mis oli raske näha seda väärtust seal taga. Aga palju oli ka lihtsalt, mis oligi praktiliselt oluline ja lõppkokkuvõttes me ka teadsime seda, et esimene krediitide väljastamine on kõige keerulisem. Kui sa oled seda ühe korra teinud, edasi on palju lihtsam. Kui nüüd siin analoogi natukene luua, pole ammu seda teinud, siis võtta seda krediidiloomet siis sellist kui võib-olla ühte rünnakut, selles mõttes, et on nagu pikk ja kestev, et sul on väga palju takistusi ees, siis kas sa tunned, seal oli mõni siuke läbimurde hetk, kus oli see koht, et okei, nüüd me pääsesime nagu päriselt edasi, või oli see rohkem selline, et oli lihtsalt väga hästi vaja ära kannatada? Kuidas sa hindad seda? Ja mingil määral mõlemat, et läbimurde hetki oli kindlasti, et see, kui me saime esimesed põllumehed, kes olid valmis neid praktikaid muutma. Tõesti suur aitäh nendele põllumeestele, kes on olnud pioneerid selles valdkonnas ja tulnud esimestena süsinikuprogrammi, usaldanud seda teekonda. See oli kindlasti üks suur läbimurde, et kus nad päriselt hakkasid meile andmeid andma, nad andsid andmeid ja andsid ka tagasisidet. Eriti hea, et kuidas seda kõike veel paremaks teha ja mugavamaks nende jaoks. Et siis muudeldada seda mulla süsiniku sidumist. See hetk, kus audiitor ütles, et teie projekt on okei või see krediitide arv on õigesti arvutatud, kindlasti väga oluline. Ja lõppkokkuvõttes see kõige suurem hetk on ikkagi see krediitide väljastamine. See, mis meil nüüd just hiljuti oli. Jah, sest et tänase hetkeni ju tegelikult, kui me võtame, siis kõik need kliendid, kes on teinud süsinikuprogrammiga liitumise ja selle käigus, siis mitte ainult praktikaid rakendanud, et seda muutust esile tuua oma põllupindade peal, aga ka teinud seda andmetööd, et neid muudatusi ja tegevusi kirja panna, et nemad kõik on tegelikult metsikult palju just usku, eks üles näidanud selle poole pealt. Et
sellele alati jääb teine pool, on inimesi, kes nagu sa mainisid ka, see rohepesumaik tihtipeale on lihtne külge kleepida sellistele projektidele, mis on just piloodi staatuses. Mida sa täna ütleksid kriitikutele sellises punktis, kes ütleks, et no, aga kas see ikka on päris õige asi? Ma arvan, et neid küsimusi peabki küsima ja küsimus, et kas on õige asi, siis mis need aspektid on, mida muret tekitavad, et kas on see küsimus näiteks, et ettevõtted üldse süsinikukrediite ostavad. Siis me tuleme jälle sinna alguse juurde, et prügimajandusest on meile jumala tavapärane see, et natuke prügi tekib. Me ei eelda, et kellelegi tekiks üldse prügi. Me anname endast parima, et toimuks ümbertöötlemine, me paneme pudelid siia ja muu asja sinna ja nii edasi, aga me ei jätaks kindlasti seda prügi lihtsalt tänava peale või teine ja see, me ei eeldaks et seda prügi üldse tekiks. Samamoodi on ju selle süsiniku valdkonnaga, et kui on mingid ettevõtted, kes soovivad osta neid süsinikukrediite, mis tähendab seda, et nende CO2 emissioonid nüüd muudetakse mullaks, siis ma arvan, et see on ju väga hea asi. Ja kui nüüd minna sinna tehnilistesse detailidesse, siis seal on ka väga palju küsimusi. Ja lõppkokkuvõttes ma arvan, et tihtipeale need inimesed, kellel neid küsimusi on, et siis mida ma julgustaks on küsidagi konkreetselt, kuidas üks aspekt on või kuidas teine aspekt on ja nii edasi. Ma arvan kusjuures, et see süsiniku sidumine on tunduvalt suurem kui see krediitide arv. Neid puhvreid seal vahepeal on nii palju. Ma isegi pakuks, et poole rohkem tegelikult. Aga ma arvan, see on ka okei. Võib-olla korraks selgitad lahti, äkki mõni kuula ei tea või ei oska kaasa mõelda. Mis see puhvri all mõtled täpselt ja miks need seal olulised on? Puhvreid on erinevaid. Võib-olla 2 kõige lihtsamani arusaadavat on, üks on täpsuse puhver või siis ebatäpsuse puhver. Et on arvutatud ära, et mudel võib-olla ei ole alati 100% täpne, et võtame sealt mingi osa seda süsiniku sidumist vähemaks. Mullaproovidega täpselt samamoodi, et võtame sealt natukene konservatiivsemalt. Ja teine asi on selline pikaajalisuse või kestlikkuse puhver, inglise keeles permanence puhver. Ja selle eesmärk on see, et see on olenevalt riigist Eestis 20% krediitidest üldse ei väljastatagi. See läheb põhimõtteliselt verra pakutavasse kindlustusse. Ja kindlustuse selle vastu, et kui tekib näiteks, ma ei tea, mingi loodusõnnetus või tulekahju kuskil põllu peal või ükskõik mis iganes põhjusel, see CO2 läheb tagasi õhku, siis need krediidid oleks ikkagi tõesed. Siis kasutatakse seda puhvrit, et asendada see süsiniku sidumine või sidumise õhku sinna paiskumine. Aga siis ütleme, potentsiaalselt selliseid nagu tagasilangusi ennetavalt justkui nagu kaitsta ja kompenseerida vajadusele. No just, täpselt. Et vaata, kui me enne rääkisime sellest ookeanist ja plastikust, et kui me võtame plastiku kokku, kogume, muudame selle, taaskasutame seda, muudame selle päikseprillideks, siis on risk, et see päikseprillid jõuavad tagasi ookeanisse. Kui me seal plastiku lihtsalt maa alla paneks, siis ta jõuaks enam ilmselt ookeanisse. Ja samamoodi on selle mullaga, et kui me selle CO2 muudame mullaks, siis on võimalik, et see CO2 pääseb sealt jälle õhku, kui põllumees oma vanade praktikate peale tagasi läheb. Aga me oleme võtnud erinevaid meetmeid käsile, et seda riski minimiseerida. Okei. Aga võib-olla räägiks nüüd siis nagu sellest ka, et mida see siis nüüd kõik tähendab Eesti põllumehele ja Läti põllumehele ja Leedu ja Poola ja need teised riigid ka. Võib-olla võime keskenduda rohkem nagu Eesti põllumehele, eks ole, kuna meil ilmselt Läti põllumees seda podcasti täna ei kuula, aga mida see nüüd tähendab? Mis nüüd põllumehe jaoks nagu muutub? Lõppkokkuvõttes see tähendab iga riigi põllumeestele sama asja, et neil on võimalik, selge on nüüd see, et neil on võimalik luua süsinikukrediite ja teenida süsinikutulu jätkusuutlikke praktikaid rakendades. See näitab, see on väga selge tõestus sellest. Kui me nüüd võtame selle tänase uudise, selle sama võimaluse valguses, et mis siis selle uudise najal nüüd on muutunud võrreldes sellega, et kui ma nüüd ütleme aasta tagasi ei tundnud, et ma olen valmis liituma, siis mis see tänane
uudis mulle kindluse tunnet annab? Ma arvan, liitumisel on muidu kaks poolt, et üks pool ongi see, et kas need praktikad on sellised, mida me oleme üldse mingi hinna eest valmis tegema. Selle jaoks me teemegi e-agronoomiga neid põldkatseid ja põllumeestele üritusi, et nad saaksid näha, mis toimib, mis ei toimi, rääkida teiste põllumeestega ja nii edasi. Ja teine pool on okei, kui ma usun, et ma võiks teha, aga see kulu on nii liiga suur, et ma tahaks, et mingi osa kataks süsiniku krediidi tulu ära. Ja nüüd varasemalt võib-olla põllumehel oli kahtlus, et okei, et ma võin seal programmis olla, aga sealt ka krediite välja tuleb. Siis nüüd see kahtlus peaks olema küll kadunud, et me oleme näidanud, et on võimalik neid krediite luua ja on ka nüüd võimalik seda tulu põllumeestele tuua. Okei, ja võib-olla siis küsin nagu niimoodi ka, et kas sa täna oskad anda nagu mingit indikatsiooni ka, et mis üldse nagu need krediidihinnad turul nagu täna teevad, et ma saan aru, et Verra on nagu see, mis annab sellele veidikene nagu sükest kaalu juurde, aga mis praegu üldse turul toimub ja mis on nagu sinu nii-öelda arusaam või nägemus sellest, ütleme, hinnakujundamisest ja kõigest sellest? Inglise keeles on siuke ütlus, et difficult in the beginning, messy in the middle and beautiful in the end. Et keeruline alguses, segane keskel ja ilus lõpus. Ja süsiniku krediidi turu valdkonnas me oleme seal keskel praegu. Alguses oli võib-olla, me ei ole päris seal alguses, me oleme seal keskel ja miks see natuke keeruline on see, et Euroopa Liit ei ole veel valmis saanud oma raamistikku süsiniku krediitide jaoks ja sul ei ole läbipaistvat turgu, et keegi müüb, eks ju siia või sinna, et ka meie oleme siin mingeid diile teinud, ega me ei teata kuskil nendest hindadest kuskil börsil või see ei ole nagu börsil kaubeldav tänavel. Need hinnavahemikud on alates 30 eurost tonni kohta siin Euroopa krediitidele, aga nüüd olenevalt riigist ja ajahetkest ja kogustest see hind võib olla ka palju kõrgem. Tulevikus, ja nüüd see on asi, mis ei ole veel 100% nüüd kuskil kindel, aga ma arvan, et tulevikus need krediidid, põllumajanduskrediidid lastakse ka sinna süsiniku kvoodi turule. See on siis ETS? ETS inglise keeles, jah. Emission Trading System. Ma arvan, et lõpuks lastakse sinna, sest et täna juba see kvooditurg, vanasti olid nad lubatud. Ja 2010 veel olid nad lubatud, 2008 ja nii edasi. See oli kaks põhjust, miks nad ära lõpetati. Üks oli see, et enamus projekte olid Euroopast väljas, miks saate raha hiinlastele või Indiasse või kuhugile mujale. Ja teine põhjus oli see, et see krediitide kvaliteet oli kaheldav. Aga nüüd, kui tuleb Euroopa Liiduse raamistik, siis meil on võimalik teha selliselt, et see raha jõuaks kvaliteetsetes Euroopa projektidesse ja Euroopa põllumeestele. Ja vastupidi, väljakutse teisest küljest on see Euroopa majandusele, et juba täna see kvoodi hind seal 80 euro juures on nii kõrge, et on Euroopa majandusele raske. Ja kui me nüüd tänased mitte ühtegi reeglit ei tule juurde, aga tänased reeglid jäävad alles, siis see kvoodi hind arvatakse, et 2030 tõuseb juba 150 euro peale. Ma ei usu elu sees, et ta tõuseb sinna, sest kui see hind juba läheb sinna poole, Euroopa majandus kukub kokku. Ja kui majandus kukub kokku, siis pole ka enam emissioone. Et seda kindlasti keegi ei taha ja sellepärast võimalus, kuidas seda kvoodi hinda hoida ka natukene madalamana ka siis ka 2030 aastal ja edasi, on lasta sinna pakkumist juurde. Lasta süsiniku krediite, et sa ei pea ostma ainult seal kvoodi, neid piiratud kvoote, vaid sa ka saad põllumeestega teha koostööd ja viia osa sellest rahast põllumajandusse. Mis on minu arust täna eriti oluline, sest et me ju näeme ka, et Euroopa Liidu järgmise perioodi eelarve põllumajanduse toetuste osakaal, seal on ebaselgust, aga tundub, et ta pigem isegi väiksem. See võiks olla selline hea lisatuluallikas põllumeestele. Aga täna ma olen seda hästi palju nagu kuulnud ka, et hästi palju aetakse ikkagi nagu sassi vabatahtlik turg ja siis nii-öelda see ETS, et võib-olla sa lihtsalt põgusalt korraks nagu võtad selle pulkadeks lahti, et seda segadust nagu vähendada. Just. See kvooditurg tähendab seda, et on mingi sektor, näiteks suured emiteerijad, kellel on antud Euroopa Liitus kogus, et nad võivad mingi koguse emissioone emiteerida. Ja iga aasta vähendatakse seda. Kui nad selle kvoote või selle loa nii-öelda ostavad, siis see tähendab, et nad on kuidagi oma
CO2 emissiooniga midagi head teinud, seda Google kinni püüdnud, nad on lihtsalt ostnud loa nii-öelda ütleme prügi tekitada, CO2 prügi tekitada. Nüüd süsinikukrediit see on täna veel vabatahtlik ja see tähendab seda, et sa oled päriselt oma selle CO2-ga midagi head teinud. Sa oled teinud koostööd mingi teise ettevõttega, kes on siis meie puhul seda taaskasutanud ja selle mullaks muutnud. Eks sealt tulebki see suurim erinevus. Ja täna tõesti need hinnad oma vahel nagu seotud ei ole, sest et sa ei saa, kui sa ostad krediite, sa ei saa öelda, et nüüd ma vajan vähem neid kvoote. Aga ma arvan, et siin 2, 3, 4 aasta pärast see olukord ka muutub. Teine suur muudatus, ma arvan, mis toimub, on see, et Euroopa Liidu ettevõtted, kui nad tahavad öelda, et nad on süsinikuneutraalsed, ma arvan, et tulevikus nad peavadki ostma neid Euroopa Liidu krediite. Sest jällegi täna, Euroopa ettevõtted on suurima krediitide ostjad, aga Euroopa projekte on väga vähe. Eks see raha läheb Euroopast välja. See on niisugune poliitiliselt ka üpriski lihtne asi, mida teha, et suuname pigem selle krediitide ostusumma, selle raha kohalike Euroopa põllumeeste või metsamajandajate suunas, mitte siis mujale. Ja ma usun, et need kohalikud põllumehed, kes seda suunamist ootavad, just need siis, kes neid tegelikke praktikaid rakendavad, et seda krediiti omakorda luua ja see ring tekiks, neid kindlasti huvitab ka küsimus, et olles nüüd täna selles punktis, kus meil on e-agronoomi süsinikuprogramm verifitseeritud, meil on tempel küljes, et see on päriselt asi ja seda saab päriselt tooteks nimetada, mida müüakse krediidi näol. Millal või mis peaks täpsemalt juhtuma, et siis nendele tuglidele põllumeestele, kes on olnud täiesti lahutamatu osa projektist, et see raha ka päriselt nendeni jõuaks? Mingid ettemakseid me oleme saanud juba teha, sest et olid mõned krediitide ostjad, kes olid valmis juba maksma enne. Nad teadsid, et põllumehed on töö ära teinud, aga nad olid valmis maksma juba enne, kui põllumehed kui need krediidid nii-öelda verras välja tulid, et see mingis osas me olime võimelised seda juba tegema. Ma ei hakka nüüd siin täpseid lubadusi ja ajagraafikuid ja hindu välja ütlema, aga kindlasti see ei jää ka venima, et me oleme ka sellel teemal juba tööd teinud ja kusjuures hiljuti just tuli välja uudis, see on küll seotud meiega, see oli seotud ühe USA Ameerika ettevõttega, aga Microsoft ostis väga suure koguse põllumajanduse süsinikukrediite. See näitab, et suured ettevõtted on sellest väga huvitatud. Väga hea. Nüüd enne, kui me siin hakkame asju kokku tõmbama, siis räägime korraks ka nagu edasivaatavalt siis, et milline see nüüd, ütleme, ma ei tea, 12 kuni 24 kuud nagu välja näeb, et mis on need järgmised konkreetsed sammud, et siis, ma ei tea, projekt skaleeruks ja protsessid muutuksid lihtsamaks näiteks ja samal ajal, eks ole, säilitada selle projekti kredibiilsus ja ütleme siis krediitide kvaliteet kui selline. Jah, et kui Verra on tamm, millest on nüüd läbi saadud, et kuidas kontrollida, et see jõgi voolaks nagu tugevalt otse edasi, mitte ei valguks suvaliselt laiali. 3 väga olulist asja seoses sellega. Number 1, me jätkame põllumeeste üritusi ja harimist. Lõppkokkuvõttes need praktikad on ju kõige süda. Number 2, me jätkame automatiseerimist, andmete kogumise automatiseerimist, et see oleks põllumeestel lihtsam. Ja number 3, ka see on väga suur töö, et me ka järgmiste krediitide sertifitseerimisprotsessiga liiguks edasi. Et nüüd on projekt registreeritud, aga iga aasta, kui põllumehed teha praktikaid, me peame ikkagi ta läbi audiitori laskma. See protsess on kõvasti lihtsam ja kiirem, aga see on ikkagi oluline töö. Saada need andmed kätte, teha need mudeldamised, teha mullaproove ja nii edasi. Eks see on see nii-öelda põhivool, aga selle kõrvalt me jätkame ka seda, et suurendada turgu nendele krediitidele. Räägime otse ostjatega, aga räägime ka poliitika kujundajatega, et nad saaksid aru, et see on hea viis ka, kuidas põllumeestele lisatulu tuua ja et see krediidiostu tulu ei läheks siin Euroopas siia-sinna, vaid liigukski lõpuks Eesti põllumeesteni. Ja mõistetav, et need rääkimised on asjad, mida tulebki vestlustega kokku saades teha,
Ent meil on siin täna platvorm olemas, mõneti paneksin nüüd rambi valgusesse korra selles võtmes, et meil on kuulajad olemas kõikidest nendest sektoritest, et mis oleks, mida sa lühidalt tahaksid sõnumina öelda nii põllumeestele, investoritele, partneritele kui ka ostjatele selle kõige valguses? Võib-olla jälle tulema tagasi algusesse, et meie lähenemine sellele on mulla poole pealt. Et me näeme, et muld on ülimalt oluline ressurss siin maailmas. Ta on põllumeestele oluline, aga tegelikult on palju laiemalt liigirikkusele, põhjavee kvaliteedile, ta on ülioluline ressurss, muld. Maakera nahk, öeldakse ka mulla kohta. Ja süsinikuprogramm ongi võimalus CO2, seda kliimamuutust tekitavat kasvuhoonegaasi taas kasutada ja muuta see millegiks väärtuslikuks, mullaks. Ja võib-olla see ongi see mõtteviis või sõnum, mida siit lõpuks edasi kanda. No siit võib-olla lõpetuseks siis ka kuulajal, et hingelda rohkem, et siis sa toodad ka rohkem CO2, mida siis ringlusesse, eks ole, saata ja taas kasutada, aga minu arust see on päris nagu äge mõte, mis siit nagu kaasa võtta, et see CO2, kes ütleb, et ta on vajalik, eks ole, taimedele kasvuks, on ju, kes ütleb, et see on kogu see kuri, mis tuleb sealt sumbutist välja, on ju, aga võib-olla tõesti me peaks selle peale vaatama, et see on nii või naa, kaasnev nähtus, teed, mis sa teed, otsime võimalusi siis, kuidas seda taas kasutada ja pöörata ja väärindada seda nii-öelda teistmoodi. Absoluutselt, teeme ära, ja Robin, igatahes suur tänu sulle täna saatesse tulemaks ja soovime omalt poolt siis jõudu jaksu järgmiste verstapostide nii-öelda läbimisel ja Elmar, sulle ka tänud, et sa ikka oled ja teed ja küsid ja mõtled kaasa. Aitäh, Kristjan, aitäh sulle, Robin, et sa leidsid selle aja tulla, nagu sa ütlesid, pidustusest siia, aga nagu ma aru saan, siis see pidu on vaid ajutine, sest suurem töö on alles ees. Töö jätkub, aitäh!